Ülemäära suuri vangerdusi võrreldes Premium-liiga esimese vooruga tehtud ei ole, aga on mõningad nimed, keda siis emma-kumma meeskonna peatreenerit näha. Nüüd Kilherme tuleb kontrasse ja siin on vaba tee minna, No nüüd oleks vaja kiiresti Kaljul teine mees siia appi saada. Keest on möödas kastist ka ja sealt Lillander. Vaatame, mis siit välja mõeldakse. Ka kõrge kaarega tagumisse tsooni, sealt tuleb jätka ja päris ohtlik on olukord jätkuvalt. Veel tuleb pall värava ette. Saagi sealt. Küll ta aru saab, küll nendest asjadest aru saadakse. Ja kes ma tegelikult teen liiga, kui siit tuleb. Lillanderilt korralik löök. Aga... Euromängud, keegi ei keela uuesti näidata ja uuesti proovima minna. Okei. Sest eelmine aasta... Senderdus, Ossa, väris värava peale. Ja siis omal ajal Sarajärvi keelas Meeritsal pika palli ära. Aga me teatavasti Meeritsal on ju jalas, Ei, natuke nõrgasti jäi. Ütleme, täna võib-olla on siin sendi võrra kergem. Ja Vaide on kaitsesse nüüd. Surutud päris mitme mehega oma kasti, sealt Käri üritus. Mõlemad meeskonnad, mismoodi nad mõtlevad, mis asju nõutakse. Ja uudiseid teiselt rindelt ka, kui vaatame siit Saarma tuleku ära. Ja ei siin löök oli, aga... Ja Senderduse koht. Tuleb ka tagumisse tsooni üle meeste peade, aga Saliste on kohal. Ja tuleb veel Senderdus, värava ette, see pall on lahti seal, aga... Vähem kui korvpallis. Neid jooniseid pähe on vaja õppida, aga siiski oma jagu seal neid asju on. Patrik Eevs lükkab suurepärase läbisõidu, siit on minek. Nikolajev on seal, aga... Ivanov. Ta suudab siuksest olukorrast ka asju välja võluda, 3 mehe vahel. Kasti ka jookseid on. Tuleb Kilherme. See on ohtlik moment. 3 meest jälle vastas, keerutab! Ja teeb seal nooremale mehele ära küll. Ei saa mööda, aga leiab keskväljakult meeskonnakaaslase. Veinkart. Tehakse viga ka, aga Pukk annab edu. Lillander veel ja seal Pavlov. Kasti taga, Lillander ei taha veel ise minna. Ja nüüd eemalt Miller proovib, aga tal tegelikult oli selle ka alguses 2 oli peal ja ütles ka 2, aga siis ta vahepeal keeras teisele poole, see on need käsitsi keeratavad tahvlid seal vahepeal poole keeramise pealt oli 8. Ja, aga jõuab ka 2 minutiga siin väravat lüüa ja Kalju on tulemas. Ohtlikult kastis ka. Ja piisab vist sellest 2 praegu. Nikita Ivanov tuleb ja teeb. Ivanov tuleb ja teeb superkarikast mängu ja viib praeguse seisuga Nõmme Kalju Eesti karikavõistluste finaali ja hoiab nende asju siin elus. Ja praegu on siis jalgpalliskeenes kõige põnevam hetk on see, et kui kaua tähistatakse, et kui palju aega juurde tuleb. 90-31 oli umbes, kui Ivanov pani, nii et... Siuke minut võiks siin ju veel mängida. Aga millisel hetkel, sisuliselt ei ole ju Kaljul olnud mingisuguseid reaalseid värava võimalusi täna, aga kindlalt näppude vahele ja see on hull kergendus kaitsemängijana. Ja huvitav mäng. Ja tuleb veel Kalju. Huvitav mäng on seal pallo! Nad on seda palli vallanud, nad on proovinud, nad on otsinud ja nüüd on nad kaotusseisus ja Kalju läheb nurgalipu juurde. Ja aeg on siin. Ja aeg on otsas. 4. kohtunik luges, jah. Kõik! Nõmme Kalju on Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalis. Paide linnameeskonna väravast Marko Meerits siin meie juures. Karika veerandfinaal Paide Kalju vahel. Kõik tundus juba nii, et läheb lisaaja peale ära, aga 90+1 ja meil on praegu vist sellise mängu järel ikka väga-väga mõru. Loomulikult, et täna ma arvan, et me kontrollisime tegelikult tervet mängu, et meie dikteerisime seda. Olid siuksed mingid poolikud võimalused, midagi erilist ei loonud ka tegelikult ees, et seal tuleb juurde kindlasti panna, et 90 minutiga võiks luua rohkem võimalusi, aga see on jalgpall, et siukseid asju juhtub ja väga kahju on sellest. Kõik juba eeldasid, et see lisaaeg on tulemas, 2 üleminutit oli, 91 ja 30 sisuliselt ka peal, siis tuli sealt, ega väravail selles nii hea löögi vastu oli vist raske?
eks alati värav, selles mõttes alati on midagi teha, aga hea löök oli jah, see ette posti sinna pani ära üle puusaga. Aga kollektiivselt lihtsalt mingid asjad läksid selle alt ja niimoodi asjad juhtuvad, et tuleb hoida mängu lõpuni seda nii-öelda fookust. Ma ei ütle, et see kadus, aga võib-olla mingid pisidetailid seal olid. No, nägime täna Paide palli valdas päris palju, rohkem kui Kalju, aga selle viimasele kolmandikul jõudmisega see on ikka veel keeruline ja vajab lihvimist. No, täpselt nagu sa ütlesid, et suudame tulla tagant välja ilusti kesksoonis samamoodi, et seal viimasel kolmandikul nii-öelda on vaja ikkagi juurde panna, et mingid käigud tulevad, aga võiks olla veel niisugune sujuvam. Aga samas eurokoht on teil olemas, selles mõttes midagi hullu pole ja juba nädalavahetusel on võimalik revanš võtta liigas, võõrustate Paidesse sedasama Kaljut. Loomulikult, et ei ole mõtet siin seda taga nutma ajada kauaks, et eurokoht on olemas. Juba paari päeva pärast on uus võimalus revanš võtta ja seda kindlasti lähme tegema, et too aeg on pikk ees veel ja positiivselt edasi. Tere Nikita, no 90+1 lisaminutit, võiduvärav lüüa poolfinaali. Kui hea emotsioon sul praegu sees on? Nii palju emotsioonid praegu ja ma ütlen nii, et meil oli mingi strateegia ja kui me võtsime, see tähendab, et me tegime kõik õigesti. No sa tulid vahetusest, ilmselt Nikita Andreev ütles sulle, on vaja väravat ja selle tõid. Muidugi nii. Ja. Ta ütles nii, et värav tuleb. See on väga hästi. No ja kui sa oled seal 20 meetri peal pall on ees, siis sulle ikka lüüa meeldib, sa seal mõtlema ei hakata, kas enam söötma või midagi, et sealt on vaja lüüa. No ma ütleks nii, et ma olin õige aeg, õige koht ja siit tuleb värav. No saite edasi ja olete poolfinaalis. Kui oluline see Kaljul on, et see karikas võite? Väga oluline, see on väga, kuidas öelda, see on väga... No ma ütleks nii, et me tahame see titli võtta. Ma tean, et me oleme juba Euroopas, aga see titel, see karik ja muidugi me tahame võtta oma kätte seda, siis on väga oluline. Ja me ootame, kes tuleb poolfinaalis. No poolfinaalis on teada, et on olemas Levadia, on Kalev, on Trans. Keda saada tahaksite? Pole vaid. Ma olen valmis Levadia, Transi, pole vaid. No nädalavahetusel mängite uuesti Paidega, siis kui hea on nüüd minna selle emotsiooni pealt, et korra juba võitsite, nüüd liigas ka vaja võtta? No tuleb raske mäng 100% nagu täna, te nägite ise, aga ma loodan ja ma usun, et me saame võtta seda mängu oma kätte. No kas nüüd selle hooajal siis Tamm on läinud, Promist on läinud, kas nüüd tuleb Nikita Ivanovi aasta? No, ma loodan, et ma saan lüüa palju väravat nagu Alex, nagu Tobi ja ma loodan, et ma olen see mees, kes tuleb nende kohta.